Õigus olla mina ise. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma võin avaldada oma arvamust sellisel kujul, nagu mina soovin. Mõelda oma mõtteid, nagu mina soovin. Kanda just selliseid riideid, nagu mina soovin. Mitte keegi ei saa mulle öelda, et see on vale, mida ma mõtlen, arvan või seljas kannan. Mäletan, et 5. klassis läksin ma kooli ühe Punastari bluusiga, millel oli peale kirjutatud 1963. See tähendas siis selle riidebrändi loomisaastat. Klassiaega teravasse konflikti sattudes ütles ta mulle, et vaata, kui vanu riideid sa üldsegi kannad. Mis te arvate, kas 11-aastane mina olin sel hetkel õnnelik? Ei olnud. See oli küll üks pisike hetk mu elust, kuid 6 aastat hiljem on see ikkagi mul veel eredalt meeles. Rohkem seda bluusi koolis ei kandnud. Mõelda vaid, mida tunneb laps, kelle ümber toimub pidevalt selline vaimne või isegi ka füüsiline terror. Tihtipeale kiusatakse inimest just sellepärast, et on tema ise, teistest erinev. Võin tuua ka ühe karmima näite Eminemi kohta, kes erines teistest. Ta oli nahavärvilt valge ning teda huvitas räppmuusika. Alates tema 9. sünnipäevast muutus tema kiusamine füüsiliseks. Tema elu kõige hullema peksmise tagajärjel langes ta kooma. Tänaseks on tegu räpimaastikul ühe edukaima räppariga. Ta minevik jättis temasse küll sügava jälje, kuid ta on leidnud enda jaoks sobiva viisi oma tunnetest rääkimiseks ja see on tema muusika. Tema on hea näide sellest, kuidas tuleb julgeda olla teistest erinev ning püüelda oma unistuste poole, isegi kui kõik teised sind selle juures maha teevad. Öeldakse, et vanemad soovivad tihti oma laste näol täide viia oma endi täitmata jäänud unistusi. Kui vaadata telekast 5-aastaste missivõistlust ning seda, kuidas nad nuttes räägivad oma emale, et emme, ma tõesti täna ei soovi neid kunstripsmeid panna, tekib mul ainult üks küsimus. Miks? Sealsed vanemad põhjendavad ennast sellega, et nemad ei võitnud omal ajal seda võistlust, nii et nüüd peab nende laps seda tegema. Kuid kas see on õige? Lapse õigus olla tema isa tähendab, et tal on õigus omada selliseid hobisid, nagu teda huvitab. Kindlasti on ka vanematel õigus oma lapse tegemistes kaasa rääkida, kuid seda pigem lapse suunamise näol ning vanemad peaks alguses lapse ära kuulama ja siis üheskoos ühistele lahendustele mõtlema. Laps, keda tõeliselt huvitab kunst ja maalimine, ei tunne mugavalt ennast vägagi mainekas reaalkallakuga koolis. Kuna lapse esimese kooli valivad lapsevanemad, siis on oluline, et lähtutaks lapse eripärast ja tugevustest, mitte kasutada last ja tema kooli omaenda maine tõstmiseks. Vanemad ei tohiks suruda lastele peale liialt oma arvamust ja tahtmisi ning lapse elu kujundada ainult enda äranägemise järgi. Lapsel peab jääma see õigus teha oma valikuid, mis teevad teda õnnelikuks. Väga oluline on see punkt ka karjäärivaliku osas. Olles ise juba 11. klassis, on see teema ka mulle väga tuttav. Minul on alates 6. klassist olnud üks kindel suund, õigusteadus. Tundides mulle alati meeldis põhiseadusega tööd teha ning õpin ka hetkel gümnaasiumis õigusaluste suunas ning soovin ka seda ülikoolis õppida. Mina olen oma valikud, sealhulgas ka gümnaasiumi valiku ise teinud. Kuigi peale 9. klassi, kui mul oli valik 2 kooli vahel, soovisid mu vanemad, et ma valin parema kooli. 10. klassi käigus otsustasin, et see ikkagi ei ole mulle sobilik ning siis toetasid mind vanemad uue kooli ja uue suuna valimisel ning koos mõtlesime minu jaoks parimaid valikuid. Minu arvates peakski see nii olema. Kui vanemad survestavad oma last liialt kas koolivalikuga või ametivalikuga, tekib lapsel ebavajalik pinge ja stress. Meil on õigus selles osas enda valikuid teha, kuna need on otsused, mis puudutavad meie tulevikku ning siinkohal peaks määravaks saama meie huvid ja sisemine soov. Vanemad peaksid olema lastele toeks ja pakkuma nii palju tuge, kui on nende võimuses. Eelkõige avama laste silmi teemades ja valdkondades, mida lapsed veel ei tunne ning taju ning seda oma elukogemusega. Minu arvates minu suurim õigus on õigus olla laps. Kuigi olen juba 17-aastane ehk mitte enam nii laps, võin öelda, et kodus on mul ikka veel lapse roll, mis minu arvates peakski olema igal lapsel. Kui lapsi liialt kiirelt hakata panema täiskasvanu rolli, jääb ta ilma oma elu rõõmsamast ajast ehk lapsepõlvest. Võin siinkohal näite tuua ühest oma endisest klassiajast, kes pidi igal hommikul oma väikest enda lasteaeda tooma, igal õhtul
viima, igal õhtul teda tooma ning vahepeal ka mitu päeva järjest puuduma koolis sellepärast, et oma venda vaadata. Sellel tüdrukul tekkis probleeme koolis, eraelus ning temast sirgus vägagi probleemne teismeline ning seda ta on tänase päevani. Kui panna laps juba lapsena täiskasvanu rolli, hakkabki ta käituma nagu täiskasvanud ja see tekitab juba omakorda palju probleeme. Lapsel on õigus omada täisväärtuslikku lapsepõlve, mängida, õues käia sõpradega ning palju muud. Lapsed ei pea täitma täielikult oma vanema rolli. Ma tahan tänada enda vanemaid, et olen saanud mõelda omi mõtteid ja avaldada arvamust, teha endale sobivaid valikuid nii hobide kui ka hariduse osas ja eelkõige sellest, et mul on võimaldatud olla laps. Soovin ka teile kõigile öelda suur aitäh, et te kuulasite mu mõtteid õigusest olla mina ise ning loodan, et mu jutust oli mingilgi määral abikas või teie enda lapse kasvatamisel. Aitäh!